Nii, no me oleme elus kõik ja isegi Rain ei ole veel lahti lastud vist, jah? Mul vahetati patareid ära. Mitte mul, aga... Said uued patareid peale? Ma sain uued patareid mikrofonile. Kuule, aga tegelikult ma tahtsin küsida su käest, ma isegi kirjutasin su esinemise ajal endale siia küsimus üles, et ma olen igasugustes organisatsioonides töötanud elu jooksul, aga kui on üks koht, kus tuleb probleeme, siis see on seotud nagu uue IT-süsteemi kasutuselevõtuga. Vanasti oli see dokumendihaldus, iga paari aasta tagant laekus uus juht, kes oli väga optimistlik ja tegi uue dokumendihaldussüsteemi. Ja see alati lõppes sellega, et läksid nii juht kui dokumendihaldussüsteemi ja kõik läks vanamoodi edasi. Sina nüüd natuke nagu puudutasid seda, et olukord võib-olla oli veits terav nagu vahepeal seal, aga sa oled avalikus ametis, on ju. Ja ega Tervisekassa ei ole tõenäoliselt kõige armastatum Eesti organisatsioon, sest alati on inimestel probleeme ja tervisega eriti. Kuidas teha ära selline asi, minna vahepeal saada mingi lahkumisavaldused tiimilt lauale ja pärast seda ikka ametis olla? Aitäh küsimuse eest. Täitsa ausalt vastan, et see kõik sõltub tiimist ja ma olen öelnud, et juhtimises on oluline osa on värbamine. Oluline osa on see, et milline personalijuht sul on, kui lähedal sul personalijuht on, kui sarnaselt sa mõtled, kui hea värbaja sul on, ja sealt kõike seda edasi saab siis arendada. Ja vastus su küsimus on selline, et raske aeg tuleb üle elada ja kui sul on ümber head inimesed, siis sa saad hakkama. Ma toon ühe näite. Meil on tervise kommunikatsiooni osakonnas, meil on tulemuskaart ja kõigil on eesmärgid ja muud. Tervise kommunikatsiooni osakonna üks eesmärk on ilmumata lugude arv. Eks? Rünnakud, mida ei juhtunud? Jah, põhimõtteliselt rünnakud, mida ei juhtunud, ära hoitud negatiivse kuvandiga lugude arv. Eks ju. Ma võin teile öelda, et see number on 3-kohaline. Mis periood? Aastas, okay. Eks ju. Iga päev üks? Et mis nagu meie inimesed suudavad kas ära hoida või suudavad siis ajakirjaniku või siis sotsiaalmeedias inimeste vaadet anda nagu see teise vaate, et miks mingi asi on hea või miks mingi asi millegi pärast juhtub. Ja nüüd on hästi populaarne see, et ega siis kui COVID-i aeg oli, siis ma hommikul tegin ajalehe lahti ja siis sain tööülesandeid seal, et keda kuhu peab vaktsineerima minema ja keda ei tohi vaktsineerida ja nii edasi. Õnneks see on nüüd nagu tagasi tõmbunud, aga tänapäeva sotsiaalmeediaga on üldiselt niimoodi, et ma ikkagi seda, kas on täiskuu või ei ole täiskuu, saan väga hästi aru oma kirjakastist. Et näiteks siuke kiri, et teil töötavad kõige jaburamad inimesed, kes teevad kõige jaburamaid otsuseid eesotsas teiega. Et see kiri on suhteliselt nagu tavalektüür. Sa pead sellega lihtsalt ära harjuma, eks ju. Ja siis saabki edasi teha neid asju, mis on meile kõigile vajalikud või enamusele vajalikud. Kai, kas see on sulle tuttav? Ütleme, eraettevõttes ei ole võib-olla nii terav, et kohe järgmine päev, eks ole, lahti ei lasta, kui prügivedajad virisema hakkavad, aga pika peale võib mõjuma hakata. Jah, ütleme selles mõttes, et eks selliseid vale värbamisi on ette elus tulnud, kus tõesti on võib-olla liiga keskendutud selle inimese nii-öelda oskustele ja teadmistele ja võib-olla vähem tema maailmavaatele ja asjadest arusaamisele, mis tegelikult üldjuhul saab määravaks, miks inimesed lahkuvad, et ei ole küsimus selles, et kas nad saavad oma tööga hakkama, vaid et mis nad arvavad sellest tööst, oma kolleegidest ja sellest, mis saab tulevikus. Aga kahtlemata on olnud ka olukordi, kus tuleb lahendada selliseid kollektiivseid väljakutseid ja sellistel hetkedel minu jaoks on ikkagi kõige olulisem aru saada sellest, et kuivõrd palju sellest, mida me arutame hakkame, on kinni selles, et meil ongi sisuliselt täiesti erinevad arusaamad asjadest või me tegelikult oleme lihtsalt erinevas infoväljas olnud, ehk et tegelikult see, mida me ütleme, et toimub ridade vahel, seda on elus palju rohkem, kui me suudame üldse ette kujutada, et võib-olla ka inimesed, kes on harjunud väga lühidalt ennast väljendama, ka mina olen kindlasti oma elus õppinud kirjutama, ma ei tea, 1 käega, 2 käega, 5 sõrmega, 10 sõrmega,
ma suudan igasugustest seadmetest ennast arusaadavaks teha, aga paraku on see, et mida lühemalt me püüame infot edasi anda, mis mõnes mõttes on ju õige, sest infot on tohutult palju. Tegelikult ju tahaks öelda, et teate, kui vana DOS-i programmeerimiskeel, et just do it, eks ju, siis tegelikult me peame arvestama, et mida lühemaks me inimeste vahelistes suhetes kommunikatsiooniga läheme, seda rohkem jääb ruumi fantaasiale ja see fantaasia ei pruugi tulla kasuks, ehk et inimene võib lugeda ühest lausest välja kõike, mis tema emotsionaalne hetk võimaldab, ehk et kui mina võin öelda positiivselt, võtame selle sama Nike'i lühendi, et just do it, siis mina võin öelda, et jah, muidugi oma mõttega, et jah, muidugi teeme, lase käia, siis tee, kes selle vastu võtab, võib võtta, et käsuna, et just do it. Et see on nagu selline hea näide, et kuidas on võimalik tõlgendada, nii et väga tihti sellised töötajate vaheliselt ja töötajate ja tööandja vahelised asjad vajavad ennekõike just seda maailmavaate ja seisukoha selgitamise asemel kõigepealt, et kas me üldse oleme samas infoväljas. Ja vot siis, kui me oleme samas infoväljas ja siis, kui me ikka jääme eriarvamustele, siis on ikkagi küsimus, et midagi ei ole teha, et kes selle ettevõtte strateegia ja strateegia elluviimise eest vastutab ja kas seda üldse vastutust tahetaksegi võtta, isegi oma pisikese rolli eest, siis tegelikult jõuame ikkagi tagasi selle juurde, et see, kes võtab vastutuse, see ka jätkab. Artur, sa oled tõenäoliselt üks muutuste viijaid või sa üritad muutust maha müüa oma klientidele, mis on tehnoloogiaettevõtte nagu üks rolle. Ma olen ise ka samastes situatsioonides olnud ja oi kui tihti puutud kokku inimesega organisatsioonis, kes ütleb, et see on suurepärane. Me peaksime seda tegema, mul on seda vaja. Ja siis see muutus jääb kuskil takerdub nagu kõrgematel tasanditel ära. Ilmselt sulle tuttav olukord. Jaa, tere tulemast ja tervist ka minu poolt ja aitäh kõiki osalejad ja kõiki, kes täna esinesid. Ma ei ütleks, et väga... Sul on paremini läinud ka mul. Jah, et väga tihti seda, ma ei tea, kas õnneks siis vist ei ole juhtunud. Aga seal on ikkagi nagu hästi palju tegelikult sellest sõltuvus, et ühest küljest jah, et nagu Kai mainis, et millises infoväljas me oleme, aga kas saadakse aru, et milleks seda vaja on. Ja kas nagu sisuliselt ka mõistetakse seda, et mis siis tänu sellele muutub, kas siis selle inimese või siis selle ettevõtte või kliendi elus, et see eks võib-olla nagu võrreldes nagu klienti ja siis kas töötajat või siis kolleegi, seal väga palju on tegelikult sarnast selles võtmes, et kui see, kes seda muutust tahab ellu viia, saab päriselt aru, et mis see probleem on või millist probleemi me lahendame ja mis siis tänu sellele on parem. Või ta läheb lihtsalt müüma enda mõtet, aru saamata ja süüvimata sellest, et mida siis kas kliendi või inimese jaoks reaalselt peaks muutuma. Ja sellest teadmisest tegelikult saab kõik alguse. Ja sealt saab ka nagu põhjenduse kõigepealt nagu iseendale, kas ma üldse teen õiget asja, aga ka siis ka see diskussioon või see tasand on hoopis teine, et kui see nii-öelda eelteadmine, eelarusaamine on olemas ja mängida kasu peale, et mis see kasu on. Hele, sa näitasid oma slaidi, kas see oli see e-arve ümarlaud, mida sa juhtisid, on ju? Juhtinud, osalesin. Kas sa arvad, et me oleme nagu ühiskonnana nüüd sellest aru saanud? Miks need on head või? Ma veits veel kahtlen. Ei ole, ma ütlengi, mul see entusiasm on pigem nagu kahanemas. Aga ei ole aru saanud. Ma arvan, me ei ole ka ühiskonna aru saanud, et küberturve on oluline. Ja reaalajamajandusest, nagu me räägime tsitaatidest, ei ole üldse aru saanud. Aga kuidas seda, kas need on liiga suured tükid või? See mõttes, et selle asemel öelda, et ma teen sulle e-arve reaalajamajanduse, ma võin öelda, et äkki õnnestub seda müüa, don't copy paste, et see juhtub nüüd automaatselt, et sa ei pea
iga kuu 5. hakkama mingisugust jura tegema? ei, siis lekkib, info lekkib, kui midagi automaatselt. Aga ei, pigem on jah, nii nagu küberturvesessioonis ma ütlen, et see ongi see roll, et me peamegi seda trummi edasi taguma ja ikkagi uskuma sellesse, et kui me päriselt usume, et sellest on kasu, siis ma võingi seda lõputult rääkida, ma päriselt usun, et ettevõtjatel on sellest nagu väga palju kasu, et nii rahalist kui ajalist, kui sedasama psühholoogilist kasu on ju, ja kui nad ei usu, siis tuleb veel mingi teise nurga alt ja 3. nurga alt ja lõpuks on sellest kasu. Kas sa pidid oma pilvemõtted kuidagi müüma organisatsioonides kõvasti? Ei pidanud, ma tahtsin Elele ühe mõtte anda, et kas see reaalaja majandus ei ole mitte nagu sihuke masinapurustajate, see vastased masinapurustajate seltskond, kes tegelikus elus kardab seda, et nende äri või nende töö või mingi muu asi võetakse ära ja siis tuuakse igasuguseid argumente, miks seda teha ei saa. Siis tegelikult ikkagi see on ju äri. Ja kui keegi on sealt rongist maha jäänud ja sa kihutad selle ees minema, siis ta ei taha sul lasta sealt põrgutünnist välja pugeda. Ma arvan, et ma ise mõtlesin seda sama paralleeli, et kui raudteed tulid ja et alati, ma arvan, et alati on need vastased, kes jäävad sinna võitlema ja viskuma aurumasinate ette, et ka robusega on ju palju parem. Ja sa ei saagi midagi teha, et nad lihtsalt on need viimased, kes tulevad ja siis sa pead püüdma nende esimeste pioneeride uskujatega edasi minna, et nii ongi, jah. Aga pilve juurde tagasi tulles, siis ma tean, mul ei olnud ühtegi sellist momenti, kus ma oleks pidanud väga seda pilve müüma kuskil. Pigem oli küsimus, et kuidas me mahume sellest andmekaitse raamist niimoodi läbi, et me sinna kinni ei jää. Et see oli meil küsimus ja ütlen, et sinna läks ka väga palju aega. Ja tagantjärele ütlen, et see oli väga hea, et sinna aega läks, sellepärast, et me magame ikkagi suhteliselt rahulikult. Ja nüüd me oleme pool aastat, oleme nüüd kogu oma IT-ga oleme siis avalikus pilves ja me oleme need laste haigused läbi põdenud, et esimesed korrad ikkagi mõned hetked olid sellised, et kui nagu öösel maha kukkus, põhimõtteliselt kui sa apteegist osta retsepti ei saa välja, siis eestlaste kannatus on 15 minutit, ametlikult meil on 20 minutit aega ja üle-eelmisel korral või eelmisel korral, kui meil oli 2 tundi see asi maas, siis ma sain järgmine päev Terevisioonist või samal päeva õhtul Terevisioonist kutse, et Rain, tule Terevisiooni räägi. Ja seal oli see küsimus, et kuule, aga kas me peaks äkki paberretseptide peale tagasi minema, sellepärast, et teie süsteem oli 2 tundi maas ja mõtlema kaubanduskeskuses ei viitsinud 2 tundi passida, et saaks retsepti osta. Et mingid asjad on nagu nii iseenesest mõistetavad. Ja siis, kui see ei toimi, siis me saame aru, et ups, et tegelikult kõik see vajab ressurssi, kõik see vajab inimesi, me ei tea, kus see tuleb, aga see tuleb meie maksurahast. Aga teistpidi ma võtan siis sinu sõnasabast kinni. Tundub, et see paberretsepti süsteem oli veidi odavam ja töötas kogu aeg. Ei olnud vaja inimesi, ei olnud vaja ressurssi, midagi polnud vaja. Kas ta nüüd odavam oli, seda ma ei oska öelda, sellepärast, et ma võin nii palju öelda, et meil on täna 150 000 retseptiblanketti on tagavaraks alles, seal on veel Eesti Haigekassa peal, me üldse need ära ei viska. Me oleme kriisiõppustel läbi mänginud, et mis siis juhtub, kui see asi on nats kauem maas. Ja siis üldiselt need paberblanketid, mis meil seal laos on 100 000, et need saavad umbes 3 päeva või 4 päevaga otsa. Ja siis me jõuame ikka sinnamaani, et võetakse ruuduline paber ja pannakse allkiri ja siis see elu käib, et seal on vaja ministri määrust muuta. Aga me oleme läbi mänginud need, aga ma arvan, et kogu elu läheb järjest kulukamaks, aga teistpidi see mugavus, turvatunne ja see kindlustunne, et meil asjad toimivad, et see on seda investeeringut väärt. Teiselt poolt Hele esitluse pealkirjas oli see lausjälgimise sõna nagu olemas, on ju. Ja ma vaatasin ka, kuidas vetsu puhastati teil seal Statoilis või kaabanossi küpsetati, et see ongi see sama mündi 2 poolt, on ju, et sa serveerid selle ja see ongi nagu efektiivsus ja mugavus, aga teistpidi see võib olla ka, arvuti valib peale, küsib, et mis sa passid, et sul on juba 6 sekundit vets koristamata, et pidid olema seal kohal, on ju. Ma ei tea, Kai, kas see oli teemaks kuidagi või kuidas sa mõtled sellest ise? Sa mõtled sellest, et et kõik need IT-süsteemid, mis on mugavus, on ju teistpidi on need hopsti võimalik kohe keerata selliseks nagu lauskontrolli punktuaalseks
süsteemiks ju. Jaa, ei lauskontrolli kahtlemata, ega ükski asi, mis nõuab väga paljude inimeste koordineeritud ühtset tegevust ja millel on kõrge ootus tegevuse kvaliteedile, ei juhtu seetõttu, et me räägime inimestele ja ütleme, et me siin nüüd kõik koos teeme igal hommikul energiaringe, et see on ikkagi nagu luule, et tegelikult ikkagi selleks, et inimeste mass käituks ühtemoodi ja teeks seda stabiilselt, on tegelikult vaja teatud põhimõtteid, teatud rutiine ja ka kontrollida nende rutiinide käitmist, et ega need kontrollid inimeste üle olid ka vanasti, aga seda lihtsalt tehti nagu füüsiliselt eraldi brigaadid, kes siis käisid ja tegid sulle pidevalt mingit siseauditit, eks ju, et tänapäeval lihtsalt selle suure osa sellest, mida ennem tegid inimesed ja juhuslikult teeb nüüd masin ära su eest, ilma et ta nüüd otse su ellu sekkuks. Mida ma arvan, et on tore iseenesest, on see, et ikkagi nüüd täna see GDPR ehk et siis andmekaitse põhireeglid on ikkagi tõmmanud selle joone, et kust maalt see tööandja ei saa enam nagu üle minna, eks ju, et kahtlemata on tööandjaid erinevaid, on neid, kes tahaks kõike kogu aeg online'is jälgida ja on neid, kelle jaoks tegelikult see reaalmajanduse loogika täiesti piisab, eks ju, et nüüd see andmekaitse ikkagi on nagu selles mõttes, et me tõesti ei saa tööandjatena minna inimese jaoks liiga lauskontrolliks. Ja mina ise arvan, et see on väga hea, et selline piir on tõmmatud. Aga kuni selle piirini tuleb aru saada, et see kontroll ja töö hõlbustamine käivad paratamatult käsikäes, et lihtsalt ütleme, et higistavat inimest labidaga kraavi kaevamas, vaadates seda videokaamerast, ütleme, et see võib-olla on tõesti jabur. Me paneme sinna AI peale ja kui ta seisma jääb, siis saab kohe SMS-i, et mis värk on. Ja mulle meeldivad inimesed ja mulle meeldib tehnoloogia. Ja siis ma tahaks ühe uue sõna teile öelda, eestikeelne sõna adum. See on siis tehisaru, tehisintellekt, artificial intelligence, eestikeelne ilus 4-täheline sõna adum, sõnast aduma, eks ju. Ja siis, kui me nime vahetasime natuke rohkem kui aasta tagasi, siis nimevahetuse seadusse me saime ühe teise lause veel sisse. Ja see puudutas automaatkontrollide tegemist, sest et Tervisekassa ikkagi vastutab 2,4 miljardi raviraha kasutuse eest, ja seda käsitsi ei jõua kuidagi kontrollida. Ja meie oleme oma adumi väiksel masinal oleme need mustrid siis talle selgeks õpetanud, et mida ta peab jälgima. Ja teistpidi, kui ma seal Riigikogu komisjonis käisin, et see lause sisse saaks, siis ma suutsin ära veenda, et kuulge, see on ju parem, kui mitte inimene ei vaata su raviarvet, vaid vaatab automaat su raviarvet. Sellepärast, et masinal on 2 asja. Masin ei võta altkäemaksu ja masinal ei ole tundeid. Ja sellepärast selle koha pealt me oleme nagu palju kindlamad ja nüüd, kui seal Kai poolt toodud näites labidamehe juures ka see kaamera on ju, siis minu pärast võib seda kaamerat nagu vaadata ja välja arvutada, et üks labidamees liigutas tunnis nii palju või nii vähe, teine liigutas oluliselt rohkem. Ja siis vastavalt sellele võib seda kuidagi nagu kas premeerida või nagu küsida, et kas sa töötad ikka piisavalt kiiresti, vaatamata, mida sa teed. Et meie täna näiteks vaatame just nimelt mustreid, sest et kõik on seaduse kohane. Meie haiglavõrgu arengukava haiglad 20 tükki, me võrdleme neid andmeid oma vahel ja me näitame nendele haiglajuhtidele, et kuulge, teie teete niimoodi, nemad teevad niimoodi. Et võib-olla peaks vaatama sisse. Aga kust te teate? Sellepärast, et meie masin teab, me ise ei tea, meie masin ütleb seda. Võib-olla masin eksib. Aga need on need kohad, mida me vaatame. Ja täna näiteks, mis arved meil lähevad kontrolli või siis nõueteks. Et vanasti meil oli 20 000 arvet käsitsi, täna on 10,5 miljonit arvet automaatselt, milles siis tuuakse inimesele kontrollida paarsada ja nendest 95% läheb nõueteks, sest nad ei vasta sellele mustrile. Ehkki nad on kõik seadusepäraselt tehtud. Aga ta ei sobi sellesse setti lihtsalt, seal on midagi mäda. Et adum aitab.
Hele, kus sa paned selle tasakaalupunkti, et kas tehnoloogia aitab või siis nagu liigselt kontrollib seda, mida... Minult küsid või? No, muidugi aitab. Sa oled tulnud siia lavale, et võtsin ma kasutan võimalust. Ma olen väga erapoolik, muidugi aitab ja teeb õnnelikuks. Aga kui palju sul on kokkupuuteid selle nagu teise poole selle kartmisega just, et seesama, mis su ettekande pealkirjas oli, see nagu laus jälgimine. Minule see üldse ei meeldi, ma ei taha sellest midagi teada. See on võib-olla eraisiku ja riigi vaheliselt veelgi teravam ja ettevõtte ja riigi vahelises suhtluses ka terav. Meie igapäevaselt aitame pigem siis ettevõtetele omavahel andmeid vahetada ja seal seda nagu pigem ei ole. Et selles mõttes ma puutun sellega pigem kokku siis mingis sellisel evangelistlikul vormis, kus ma käin ja räägin, et tegelikult võiks teha ka riik ja ettevõtted omavahel ja kes iganes. Nii et küll, aga loomulikult ka ettevõtete tasemel, et kui sa lähed, ütled, et sa saaksid oma seda protsessi automatiseerida ja selleks sa pead oma kõik äripartnerid ka veel umbes kaasama ja ümber veenma ja et kõikides ettevõtetes on inimestele ei meeldi muutused. Pealegi mõned nendest inimestest kaotavad sellepärast siis töö, sellepärast et masin teeb selle palju kiiremini. Et loomulikult sellist muutustele nagu vastuseismist ja mitte kohe hurraaga kaasaminest on ka ärimaailmas väga palju, muidugi on. Artur, mis sinu kogemus on? Kindlasti on sellist kartust, aga ma arvan, et see kartuse ületushetk või see sõltub sellest, et kuidas siis inimese töö muutub kuidagi mõtestatumaks või nagu sisulisemaks. Ja Elisas me oleme juba aastaid tegelikult teinud tööd siis kasutades ka AI-d chati automatiseerimiseks ja üldse teeninduskontaktide automatiseerimiseks. Ja seal see kasu on selles, et ühelt poolt me suudame klienti nõustada ja teenindada palju kiiremini ja nüüd inimene, kui see kliendi kontakt jõuab, siis teenindajani ta suudab siis, aidata klienti selles valdkonnas, mis nõuab suuremat kompetentsi, mis nõuab suuremat sellist nagu sisukamat teadmist. Ja et see ei ole lihtsalt see, et ma kopeerin ühe numbri ja tõstan ta teise lahtrisse ja see oligi see teenindus, mis ma kliendile pakkusin. Ehk et kui sellist automatiseerimistegevustega on võimalik inimese töö muuta sisukamaks, ma arvan, et seal on see üks hästi suur võti. Ja mis Elisas on veel tehtud, on Annika, on siis meie robot, kes teenindab meie kliente, aga kes aitab nüüd ka meie enda inimesi. Ehk et meie teenindaja saab ise küsida teenindussituatsioonis küsimuse, saab kohe vastuse, et kus on see juhis või see näpunäide, et kuidas klienti antud situatsioonis kõige paremini aidata. Ja kui nüüd see tehnoloogiline lahendus on ära seotud sellise inimese poolt tunnetatud reaalse kasuga, siis sealt see muutus selline vastuseis väheneb, aga teisest küljest ka inimesed, nagu Hele ütles, et on õnnelikumad, et see toob nagu, et et ma suudan teha sellist paremat tööd. See on üldse kuidagi natuke delikaatne teema või, et meil on see sõnapaar rumal töö on siit nagu paari tunni jooksul mitu korda läbi käinud ja ma saan aru, mis see tähendab, ja me tehnoloogia inimestena muidugi ütleme, et ei tohi teha rumalat tööd, et paneme sinna mingi koodi vahele ja see kood teeb rumalat tööd. Aga teistpidi on nagu organisatsioonis ju solvav on sul minna kellegi juurde, et kuule Mati, et teed praegu jube rumalat tööd siin, et see on nagu sinu probleem natukene, et miks Mati rumalat tööd teeb. Kuidas nagu viia seda teadmist kohale inimlikult siis nagu inimesele, et see, mis ta teeb, on nagu veidi rumal? See ei ole Mati probleem, et tavaliselt kui kasutada seda sõnapaari rumaltöö, siis peab sinna juhi poole vaatama, aga selle Matiga välja öeldud Matiga siis tegelikult Mati kõige suurem hirm on see, et temalt võetakse töö ära. Ja vaadata seda majandussituatsiooni meil praegu, siis töökaotus on väga kurb sündmus. Ja minu soovitus on see, et kui Mati on nutikas, siis rääkida Matiga parem sellest, et kuidas me saame selle koos ära automatiseerida ja mis ta pärast seda edasi saab teha selles samas organisatsioonis, näiteks ta aitab mõne teise asja ära automatiseerida.
ja siis see pinge nagu kaob, aga selle see sõna rumal, selle võiks asendada mõne teistsuguse sõnaga, mis on veidi neutraalsem. Tühi töö oli minu arust väga hea leid. No, tühi töö. See on seesama, et keegi ei taha teha seda tühja tööd. See ei ole solvav. On küll. Ma ei saa tagasisidet oma juhilt, et sa oled teinud aasta otsa tühja tööd väga tublil. Ja ei kindlasti ei minda, ei olegi, ütleme, et see rumal töö ongi võib-olla nagu selline abstraktne väljend ja seda me nagu töökohal tegelikult ei kasuta, pigem ongi see, et sa vähemalt mina olen lähenenud inimestele vastupidi, et kuidas me saaksime teha sinu töö lihtsamaks, mis on sellised töövahendid või kui inimene ei ole ka nii tehniliselt nutikas, siis täpselt alustadagi pigem küsimustest, et mis sulle endale tundub, et kulutab liiga palju sinu aega, mis ei lase sul keskenduda sellele, mida sa ise kõige olulisemaks oma töös pead. Ja sealt tegelikult tulebki, et me pigem keskendume vastupidi sellele, et töö tegemine võiks olla nii-öelda nutikas, et mul on nutikad töövahendid, ehk see nutikas töö on selline käibeväljend, mida me kasutame, kasutasin seda nii Circle K-s kui ka praegu Ragn-Sellsis, mis tegelikult inimestele meeldib rohkem, et kes ei tahaks töötada nii-öelda ja olla seal juures siis mingil moel nagu nutikas, et see toimib hästi. Minu mõttes siin on paralleel selle Haigekassa ja Tervisekassaga, et loomulikult, kui ma inimestega räägin, siis räägid positiivsest, aga jah, et kui juhtide tasemel rääkida, ja mida me ka avastasime, et ei ole mõtet minna nagu ettevõtte juurde öelda, et sul on 10 ostutellimuste sisestajat, kui need hakkavad sulle tulema masinloetaval kujul, siis sa võid neist 8 lahti lasta. Pigem, juhile võib-olla isegi võib nii öelda, aga kindlasti, kui sul on terve see osakond, et siis pigem on need ülejäänud 8 inimest saavad nüüd päriselt hakata kliente teenindama, nende muresid lahendama, neile juurde müüma, tegema mingit väärtust lisavat tööd. Ja teistpidi, ma arvan ka seda, et see Mati tihtipeale teab ise ka, et osa tema tööst on selles mõttes nagu mõttetu rutiinne asi, mida ta võib-olla ei tahagi teha. Ja ka see sõnum võikski olla, et asenda see millegi mõte, et see õnnelikuks teeb just nimelt see, et su tööl tuleb mingi tähendus. Ja tegelikult inimesed tihtipeale saavad sellest aru, et osa nende tööst võib-olla on vähem tähenduslik. Võib-olla siis vähem tähenduslik töö, mis siin korrektne välja. Mul tekkis õudne kiusatus lasta siin järjest nii-öelda mikker liikuma, et igaüks ütleb ühe aspekti, ühe oma tööülesande, mis talle tundub. Mis need sõnad olid? Mõttetu, tühi ja vähem tähenduslik. Mida ära automatiseerida? Ma ei tea, kas täitsa eksprompt, kas läheb läbi või? Ei tea, minu põnev osa on need täiskukirjad, et need on nagu tõeliselt põnevad, võin teile öelda. Tahaksid automatiseerida neid? Et ma tahaks, et meie adum vastaks viisakalt nendele, aga seal on see lugu, et kui sa neile vastad, siis sa saad kohe järgmise. Et adum vastab 30 päeva kaupa, et siis 12 kirja on nagu aastane limiit. No Hele. Ma olen täitsa hädas. Ma vist, ma pean võib-olla homme mõtlen välja, aga mul peaks tunnistama, et mul on jube kihvt töö, mul on ainult põnevad asjad, et ei ole vist midagi väga tüütut ja rutiinset, et võib-olla ma olengi väga õnnelik inimene, jah. Jah, no Artur. Ma pidin ka korra mõtlema, aga et esimene asi, mis nagu meelde tuli, on krediitkaardi aruanne. Pakume lahenduse. Aga et see oli tegelikult, meil on juba nagu automatiseeritud, see on elektroonne, aga et võib-olla selline aruandlus, mis ei lisa väärtust, et midagi sealt, aga kohe niimoodi sellise kirka tähena küll ei tule, et see on nõme, et seda teha ei tahaks. Kai, sa saad lõpetada? Ja minu jaoks on võib-olla selline lihtsalt mu töö läheks kiiremaks, kui mul oleks nii-öelda võimalik kõik selle, mis ma oluliseks pean salvestada nagu verbaalselt välja öeldes, salvestuks see kirjalikult ja kenasti süstematiseeritult, et ma ei räägi see, et miks ma ei võiks seda salvestama panna või no kes see viitsib näiteks tagantjärgi vaadata Teamsi koosolekuid, inimesed endiselt salvestavad neid ja panevad lootuses, et keegi neid vaatab, eks no olge nüüd Et selles mõttes tihtipeale tahaksid midagi nagu visualiseerida või näiteks teha töötajaga koostöövestlust, et sa ei istu nagu perearst, kes nagu sa istud seal kõrval tooli peal ja räägid kõik, kus sul siit ja sealt ja nii edasi ja tema teeb ahah, selles mõttes,
et selles mõttes oleks õudselt hea, kui oleks see nii-öelda kõik see, mis siis kokku lepitud, seaks ühel hetkel ka ilmselt ma pean ka mingil hetkel ikkagi selle AI maailma poole vaatama, et kuidas seda ikkagi nii teha, et ma ei peaks seal ajal toksima, kui ma inimesega rääkida tahan. Ja inimesel endal ka nagu rumal tunne, et... Me tegime pilooti just Adumiga, et perearst ei peaks toksima. Nii-öelda see salajane agent sul salvestab või transkribeerib sinu ja patsiendi jutu siis epikriisiks. Ja siis me selle piloodiga saime 2 sellist proovikivi kohta, mida lahendada, et üks on see, et ega see eestikeelne Adum ei ole veel nii hea kui inglisekeelne. Siis teine asi, mis kõlab jaburalt, et kui sa seal perearsti juures oled ja räägid, et mul siit ja sealt valutab ja Adum kuulab seda ja transkribeerib, siis tuleb tir-tir, perearst tõstab toru, sul on see haigus ja see haigus ja see haigus, väga hea. Ja siis Adum pani selle kõik sulle kirja. Et lihtne lahendus on, aga pane see Adum pausi peale selleks ajaks, aga kui perearst unustab, siis sa saad kõik selle enda epikriisi. Et me selle katsume ka kuidagi ära lahendada ja siis see varsti tuleb. Siit ma näen, päris mõned miljonid võivad minna ebatarvilike uuringute kusjuures peale. me arvutasime välja, et kui tervishoius me saaksime selle Adumi osa, mis transkribeerib selle või dokumenteerib nii-öelda ära asja, siis see kokkuhoid oleks aastas 110 miljonit. Et meil on järgmisel aastal 200 puudu, et me selle ära teeme, siis me oleme pool nagu maast leitud. Ja ma hakkasin mõtlema, et mul õnneks ei ole pikka aega ette tulnud, aga kas sellest on Eesti meditsiinisüsteem lahti saanud, et sa paned aja arsti juurde, lähed kohale, sõidad, on ju pargid, võtad mantli ära, oled järjekorras, võtad selle aja, on ju, lihtsalt selleks, et arst vaatab sul, ei, teil numbrid korras, võite ära minna. Seda oli vanasti päris palju. Tervishoiu üks kõige suurem tuumküsimus ongi, et õige patsient õigel ajal, õige arsti juures, õige asjaga. Et kui see ära lahendatakse, siis see ei ole mitte $1 miljoni küsimus, vaid see on $1 zillioni küsimus. Et me oleme teel sinnapoole. Oleme jätkuvalt teel. Ma võtan nüüd publiku küsimusi ja Rain saab loosi tahtel esimese küsimuse. Pilvemineku mõte oli suuresti see, et inimesed saaksid tegeleda muude asjadega kui serverite haldamisega. Mida ägedat te olete siis viimase 6 aastaga teinud? Digiretsept, e-töövõimetusleht ja nii edasi on juba 10+ aastat vanad. Nende feim juba tuhmub. Mis sul uut on? Mis on tulemas? Millega sa maailma jalustad? Palju mul aega on? 7 minutit ja 40 sekundit. Teised tahad ka rääkida? Meil on päris palju huvitavaid projekte, et digiretsepti koha pealt see tundub, et on hästi lihtne maailm, et Booking.com süsteem, et bookid ära ja kõik töötab. See on niisugune arenev organism. Siis tervishoiu infosüsteem, olete kuulnud, eks ju. Võib-olla nägite, et terviseportaal tuli välja, et sinna on meie inimesed päris palju oma aega töötunde pannud. Siis tervishoiutöötajad kasutavad tervisejuhtimise töölauda. See on see, et kus need epikriisid ja kuidas käivad, kes mida näeb. Seal meil käib ka hästi suur diskussioon, tahtsin öelda võitlus, aga diskussioon käib, et kes mida, kui palju võib näha ja kuidas andmeid omavahel liigutada ja nii edasi. Ehk siis me panustame väga palju uue põlvkonna tervise infosüsteemi, UPTIS või APTIS, kuidas keegi tahab lugeda. Siis see, et sa saaksid analüüse anda oma kodukohas, see, et sa oskaksid oma tervist paremini hoida, ma võin siin lõpmatuseni rääkida. Ja kui te neid ei ole märganud, siis tegelikult on kõik väga hästi. Sest tervishoius ma olen ära õppinud seda, et kui inimesed meist ei tea väga palju ja meist ei kirjutata, siis järelikult me oleme häid asju teinud. See on sul KPI-na loomulikult. See on üks mõõdik, aga teistpidi ka on, et vahepeal oli, kui siin oli teistsugune valitsus, siis veel ühel hetkel läks jube heaks, sellepärast, et keegi ei kirjutanud meist. Kirjutati ainult siis, kui oli mingi laupäev, pühapäev või keegi oli kuskil puhkusel või ära sõitnud, siis võeti tervishoiulood sahtlist välja. Aga tegelikult meil on väga äge nii arendustiim, analüütikatiim, pilveosakond, et tulge meile külla ja siis me näitame või teeme mingi teise konverentsi sellest. Et siin 6 aasta jooksul on päris palju muutunud. Võib-olla üks lause, et Tervisekassast, ma loodan, on saanud tõeasutusest, on saanud koostööasutus. Ja see on päris kõva sõna.
mis nende serveri parooli ja serverite paroolide ja serveri arvudega? Paroolid olid või? Ei, ma ei saanud täpselt aru, et mis see oli, et kas sul nagu tiim läks paroolidega minema või miks su see põhimõtteliselt küll, jah. Sellest oleks võinud küll kirjutada. Ja sellest oleks võinud kirjutada, aga siit on nüüd seesama küsimus, et kui sul on oma administraator või kaks, kujuta ette, sul on 2 administraatorit. Ja siis, kui me räägime sellest social engineeringust, et ma tahaks kellegi, Silvia, kus sa oled, et kui tahaks kellegi terviseandmetesse ligi pääseda, siis ma arvan, et mina läheksin ja räägiksin need 2 administraatorit ära. Nende ülesleidmine Eestis pole väga keeruline, eks ju, kuskil nad töötavad, mõni äkki mängib kasiinos ja mõnel on mõni võlg ja mõnel on mingi muu patt ja siis sa saadki kõik paroolid kätte. Aga ma magan palju rahulikumalt, kui ta on kuskil seal suures pilvefarmis ja keegi ei tea, mis administraator seda manageerib ja millise kettapeal ta on, et selles mõttes on see oluliselt turvalisem. Aga situatsioon on jah keeruline, et kui sul dokumentatsiooni ei ole oma asjadest ja kõik on inimeste peades viimased 17 või 20 aastat ja siis ühel päeval see inimene arvab, et tšau baka, siis sa pead valmis olema selleks. Kuidas panna reaalajamajandust tööle ülemaailmselt, kui igas riigis on eri operaatori erinevad reeglid? Ma arvan, et laiemalt me võiks rääkida, et kas meil on võimalik teha mingi oma pisike reaalajamajandus ja supikatla nurka või? Okei, mitu küsimust korraga. Muidugi reaalajamajandus ikka üleriigiliselt, et isegi selles videos oli, et sellel asjal oleks jumet. E-andmevahetuse operaatorid tegelikult rändlevad täpselt samamoodi nagu mobiilioperaatorid juba aastakümneid. Et vahest on isegi nagu suur üllatus, et need e-arved on liikunud üle piiride vähemalt 20 aastat. Küll siis see ei ole üldse nii sujuv kui see mobiilirändlus ja üldse mitte nii üleüldine, et ta on pigem katkendlikum, harvem ja selle ühenduse loomine võib võtta aega, aga see on täiesti reaalsus juba tükk aega. Ehk ei ole võimatu. Teine küsimus oli umbes, et on nii palju erinevaid standardeid ja see on eraldi naljalugu, et võetakse jälle tark töögrupp kokku, et meil on 14 erinevat standardit, et teeme nüüd ühe uue ja siis tehakse aasta aega uut standardit ja siis meil on 15 standardit, noh ja nii edasi, eks. Ehk täpselt seda, see on siin selles valdkonnas ka juhtunud, et noh, nüüd meil on see 15 standardit. Aga jaa, üldiselt need samad operaatorid siis suudavadki neid standardeid tõlkida, see peaks olema selle lõppkasutaja või ettevõtte mure. Mis seal veel oli küsitud? Mul on järgmine küsimus ka pakkuda sulle. Kas reaalajamajanduse ja näiteks e-arvete ja kõige selle jaoks ei oleks mõistlik kokku leppida suhtlusprotokollis, mis on vist standard, nagu toimib e-mail ja panna äriregistrisse IP-aadress, kuhu saab ettevõttele kogu seda värki saata? Aga äriregistris juba on e-arve aadress ettevõtetel, eks. Paljud teist tõenäoliselt on sellega kursis, aga probleem ongi näiteks selles, et see tõesti on lokaalne. Ehk et kohe tekib, ehk et Eestis ka e-arvede rändlus toimib väga ilusasti just nimelt sellesama e-arve aadressi tänu sellele, mis on äriregistris kirjas, aga ülepiiriselt seal tekibki kohe jõnks sisse. Siis mõned teist on kuulnud, eks ole, Peppolist, mis pidi tulema utoopilise kosmoselaevaga ja lahendama kõik mured. Ehk siis ka selline ülemaailmne operaatorite võib-olla automaagiline rändlus, aga sellega läheb ka pisut aega. Kes see siin ütles, et 10. lõpuni ma pakun? See oli 2G-võrgu sulgemine. Jah, just. Midagi sarnast. Vaatame, kumb enne tuleb. Kuidas, keegi on AI küsimuse minu eest ära küsinud. Kuidas seda reaalmajanduse värki mõjutab AI ja keeltemudelite laiem levik? Hästi. Aga mis sa teed? Kas me usaldame neid keelemudeleid nii palju, et Rain saab omale nende Umbluu-kirjadele panna ta vastama ja epikriisid ja... Umbluu-kirjadele ma paneks ta küll vastama. No ilmselt see oleks okei, aga ma mõtlen, et seal see usaldus... E-arveid ma veel nii peale ei paneks võib-olla mäppima. Okei. Ja siit tegelikult ma tahtsin põrgatada ka Kaile küsimuse, ma vaatasin su ettekannet ja ma saan aru, et need hot-dogi küpsetamise äpid on ju, need ei olnud eelmisest aastast. Need olid ja ikka vanemad. Mitu aastat tagasi. Aga et ka nende prügiveo juhtide puhul sa tõid välja, et näed, nüüd saab telefoniga pilti teha, eks ole, ja saata selle kohe automaatselt. Ja see on väga lahe ühest küljest, aga teisest küljest puht objektiivselt. See on 10 aastat vana tehnoloogia, eks. Et mingi lõtk on nagu selle vahel, et kui mina ja muud tehnoloogia inimesed näevad, et see on kihvt asi, kuni see jõuab Ragn Sells ja teistesse nii-öelda normaalsetesse ettevõtetesse, igapäevasesse kasutusse. Et kuidas sa mõtled sellest nii-öelda
lõtkust või sellest viivisest ise või kunas on õige aeg sinu arvates mingisugune kihvt uus tehnoloogia, no olgu need AI-d nagu kasutusele võtta? ma pean tunnistama tegelikult, et ikkagi ma ei näe ühe ettevõtte ja valdkonna võimalusi väga palju enne, kui see valdkond on teatud määral standardiseeritud, ehk et siit tuleb selline väike viide näiteks sellesse reaalaja majandusse, et kütuse valdkonnas tegelikult olulisemad ja põnevamad projektid said käigu siis sisse, kui tegelikult riik pani nii-öelda teatud määral käima selle, et kuidas toimub kütuste maale toomine, milline see protsess on, millised andmed omavahel liiguvad riigi ja ettevõtjate vahel ja siis toimus selline digipööre kogu valdkonnas paratamatult. No kütuse või ütleme, et jäätmevaldkonnas digipööret ei ole veel toimunud, et meil on valdav enamus meie koostööpartnereid, ütleme, et hea, kui sealt paberi välja saab. Ja paljude asjade kohta ei saa ka paberit, et saad lihtsalt soojad tunded telefoni teel ja verbaalselt. Et selles mõttes see ikkagi nõuab teatavat sellist nagu küpsusastet kogu selles valdkonnas digitaliseerimises. Ehk et kui sa lood väga, täna me näiteks Ragn Seltsiga oleme kergelt ütleme, ärevuses, sest et meil enda sees, maja sees toimub kõik reaalajas. Enamik tegevust, mis me teeme, mis info liigub maja sees, kõik on reaalajas, et me ei pea täitma mingisuguseid pabereid tagantjärgi ja mida iganes. Aga nüüd on see, et nüüd riik on ärganud ja toimub jäätmemajanduse mingisugune digitaliseerimine ja tegelikult väike küsimus on see, et kas see, mida riik tahab ja kuidas ta selle standardiseerib, läheb sellega kokku, mida meie oleme teinud, ehk et võib-olla meil tuleb jälle järgmine projekt ettevõtte, eks ju, et siin on väiksed sellised ebakõlad, aga ma olen nõus, et me oleme täna võib-olla keskendunudki nendele valdkondadele, kus see IT või tehnoloogia üldiselt on selle äri keskmes ja selle äri nii-öelda üks põhikomponente. Aga seal, kus endiselt saab saata mehe labidaga välja või mees prügikastiga, siis küsimus on alati see, et äkki ma saan nii kaua kui võimalik hoida seda nii odavana kui võimalik ja hoida nii kaugele reaalmajandusest kui võimalik, sest et tegelikult ma ei taha, et kõik see oleks aus ja läbipaistev, sest et vahel ma saan öelda, et ma küll käisin mulda kaevamas, aga näe, sellest sai pika mõtlemise järel liiv, eks ju. Et kui sul on reaalaja majandus, siis sellest mullast liiva on ikka nagu väga, mitte et võimatu, aga keeruline. Täna tahaks juba ikkagi ka kabanossi sisse panna biolaguneva, eks ole, temperatuurianduri ja niiskusanduri. Just. Ja siis trackida kogu teekonda, kuni ta uuesti mullaks saab. Aga Rain, palun. Ma tahan lõppu ikka ühe nalja rääkida. Jälle tõesti sündinud nali, et üks kiri tuli meile ja kiri oli selline, et ta oli 5G vastane kiri oli. Ja siis 5G kartlik inimene oli just vaktsiini saanud ja siis kirjutas meile, et kas me saame midagi teha 5G vastu ja selle vaktsiiniga kindlasti nüüd ringleb čipp tema veres. Ja siis me mõtlesime, et me kirjutame, et jah, vastuse saatsime chipile. Teie organism juba teab. Kas te kirjutasite või? Kui AI oleks olnud, siis ma arvan, tema oleks kirjutanud. Olgu, ma arvan tegelikult selle naljaga on paslik meie jutt siin kokku võtta. Aitäh teile! Aitäh!